Minu esimene kokkupuude mustköömnega oli palju aastaid tagasi, kui üks naine tõi mulle seda Egiptusest ja ütles, et seal ravitakse peaaegu kõiki haiguseid musta köömnega. Ja siis ta soovitas mulle panna seda natukene vee sisse, likku 1,5 teelusikatäit, mõni tund leotada, võib-olla isegi üle öö ja siis need seemned ära süüa. Nad on muidugi mõrk ja maitsega ja ei oskagi pärast mida peale süüa. Keel jääb isegi natukene kipitama. Aga toime on tal tõesti olemas. Ise ta kuulub kuldjuure sugukonda ja tema väiksed mustad seemned ongi nagu taimevili. Ja peamised aktiivained on temast tümokinoon, mis on tugev antioksüdant ja põletikuvastane. Ja see on nagu peamine terapeutiline komponent. Nigelloon on jällegi spasmolüütiline, mida sisaldab ka mustkööme jällegi. Ja aitab isegi bronhospasmi korral, on niimoodi öeldud. Alküülbenseenid toetavad aga immuunsust ja omega-3 ja Q9 rasvhapped seedimist ja vereringet. Ja temas on veel olemas ka rauda, kaaliumi, kaltsiumi ja tsinki. Annuseid peab natukene täpsustama, aga iseenesest see mustköömen on nii põletiku raviks, immuunsuse toeks, juuste ja peanaha heaks, võib isegi kohalikult sisse määrides mustköömneõli stimuleerida juuksefolliikuleid, vähendab ketendust ja peanaha põletikku. Ise ma olen kasutanud teda kroonilise põskkoopapõletiku ja hingamisteede raviks. Vähendab limaskesta turset ja histamiini taset. Toetab allergiliste sümptomite leevendust. On suurepärane. Liigeseid toetab, sest on põletikuvastase toimega. Võib vähendada liigese jäikust ja valu. Võib kasutada koos MSM pulbriga